Ajakirjanduses on loomulikult palju asjasid, mida tasub kritiseerida, aga samas võib-olla selle virisemise juures inimesed ei märka, et tase on tegelikult väga kõrge. Konkurents on ülitihe. Ma ei väida, et ajakirjandus hammustab kõik lõpuni läbi ja saab alati asjadest täiesti õigesti aru. Loomulikult on erandeid, aga tegelikult on just nimelt selle meeletu konkurentsi pärast on minu meelest tase läinud päris kõrgeks. Samas me näeme, et möödunud aasta oli ka hästi emotsionaalne. Oli palju tugevaid emotsioone. Ma ei tea, millest see jutustab üldse ühiskonna ja inimkonna kohta, aga isegi muret tekitavalt palju pahandusi. Tuleb sul mõni õppetund meelde võib-olla, mille sa said ajakirjanikuna sel aastal? Noh, õppetund, mis ikka ja jälle vajab kordamist, ütleme siis ajakirjanikele või meedias tegutsevatele inimestele on, et sõnumitooja saatus ei ole alati lihtne. Et see on nüüd natuke nagu köögi poole jutt, eks ju, aga on aegade algusest saati, et kui käskjalg tuli kaotatud lahingu uudisega kuninga juurde, siis kuningas armastas ikka pea maha võtta, eks ju. Mis tähendab seda, et mõnikord on ajakirjanike kohus rääkida asjadest, mida inimesed ei taha kuulda. Nad ei taha kuulda näiteks, et armastatud spordikangelane on dopingut pruukinud. Nad ei taha kuulda, et tegelikult pagulastega on probleem ja me peame sellega kuidagi tegelema, eks ju. Ja nii edasi. Nii et see on asi, mis tuleb siis selle sõnumi toojal välja kannatada. Et kui kuuma ei kannata, ära kööki roni. Ja viimaks vaatame, sul on kindlasti andmeid või ülevaade populaarsete või klikitumate lugude üle. Ja kui mõeldes nende peale, kui sa mõtled need teemad, mis sulle meenuvad kui sellised tähtsad või tuumteemad sel aastal, on siin erinevust, mida inimeste huvi räägib? Nojah, see inimeste huvi ja eriti võib-olla ka kommenteeritavus ja võib-olla asja selline sisukus ei lähe tegelikult kuidagi kokku. Ja ma ei heida nagu seda ka tingimata ette. Ma võin tuua lihtsalt näite, et põhimõtteliselt meil on lugu selle nädala saates, mis räägib uut tüüpi tuumajaama ehitusest, milles osalevad eestlased. Kui see õnnestub, kogu inimkonna energiamured lahendatakse ära. Põhimõtteliselt peaks see ka lahendama kliima soojenemise probleemi suures ulatuses. Aga ma garanteerin teile, kui inimesed seda lugu vaatavad, kui nad viitsivad üldse vaadata, et tore, eks ju, aga neil läheb palju kirglisemalt korda näiteks see, mis Näo saates juhtus, eks ju. Või ma ei tea, et kellega president parasjagu jalutab, eks ju. Nii et see lihtsalt on niiviisi. Et tähtsad asjad ja huvitavad asjad ei ole alati ei lange kokku. Ajakirjandus peaks siin tugevamalt sellist õpetaja või suunaja rolli võtma? Ma arvan, et avatud demokraatlikus kapitalistlikus ühiskonnas ei ole see võimalik. Diktatuuri tingimustes, mingi valgustatud monarhia, et me laseme eetrisse ainult tarkasid lugusid, oleks see võib-olla võimalik. Aga nii kaua, kui see töötab ikkagi põhimõtteliselt nõudluse ja pakkumise reeglite järgi, siis ei ole võimalik. Et kui on toimetustel nii palju tugevust, nii majanduslikku kui eetilist, et hoida seda nagu selgroogu ja suurem saast, mitte seda tiražeerida, et siis au ja kiitus. Aga ma saan aru, et kui publik tahab, siis tuleb neile seda ka pakkuda. Mis sa soovid 2016. aastaks Eesti meediale? Rohkem empaatiavõimet ja rohkem nalja. Need on kaks asja, millest on väga-väga karjuv puudus igal pool, erinevates kohtades. Et empaatiavõime all pean ma silmas seda, et inimesed asetaksid ennast teiste rolli. Ma tean väga hästi kas või sellest tagasidest, mida meie ise saame, et kui lihtsasti inimesed ajavad lihtsalt möga suust välja mõtlemata. Nii lihtne on panna ära kellegile. Aga siis, kui ta hakkab natukene mõtlema või kui sa selle inimesega räägid üks ühele, siis ta tõesti, võib-olla tõesti ma liiga ennatlikult seal midagi ütlesin.
ja teine asi on tõesti puhas hea nali. Seda on väga raske teha, ma hindan kõrgelt neid inimesi, kes suudavad seda teha ja annaks Jumal meile rohkem selliseid.